No nii, lähme koosoleku kõige põnevama teema juurde, ehk siis Moliveri uue brändi esitlus. Mida me seal näidata võiksime? Alustame ikka täiesti algusest ja sellest, kes me üldse oleme. Okei, see on hea mõte. Kõik sai alguse siit. 23. jaanuaril 2017, mil 4 majandusteaduskonna tudengit oma digiturundusagentuuri lõid. Tänasel päeval tegutseme me Tatare tänaval, kus põhiline rauakangutamine aset leiab. Market strong and prosper. Siin saime aru, et esimese 5 aasta jooksul oleme oma agentuurile vastupidava vundamendi ladunud. Aeg on korrusid peale ehitama hakata. Uus bränd on esimene osa sellest. Järgmisena võiksid siis rääkida sellest, miks me selle rebrandingu üldse tegime. Aja jooksul on panused kasvanud. Projektid on läinud vastutusrikkamaks, klientide ootused on kõrgemad kui kunagi varem. Ka üldine teadlikkus digiturundusest on kasvanud. Suurenenud panustega kaasneb suurem vastutus. Kes usaldab oma kingade kallale kingseppa, kelle endal kingi pole? Bränd on palju enamat kui lihtsalt uus logo, font ja värvid. Vaata, ettevõtte on kui elus organism. See, mis toimub sinu peas, mõjutab seda, mis toimub sinu sees ja sinu ümber. Seega pidime alustama täiesti rohujuure tasandilt. Digiturundus on Eesti ettevõtete jaoks kasvuallikas, mille abil laieneda nii kodu kui ka välisturgudel. Küsimus on selles, kuidas seda teha. Digiturundus tuleb teha kliendi keskselt. Esmalt tuleb mõista kliendi probleemi, mida ta lahendada soovib ning vastavalt sellele saame siis turunduskommunikatsiooniga toetada tema otsustusprotsessis edasi liikumist. Meie superkangelastest kliendid hindavad seda, et oleme pidevas arengus ning aitame neile lauale uusi mõtteid tuua. Seepärast panustame kollektiivselt uutesse teadmistesse. Sukeldume süvitsi oma kliendi ärisse, et tagada efektiivne turunduskommunikatsioon lõpptarbijale. Meie kliendid hindavad seda, sest vaid nii suudame täielikult mõista nende äri. Kui me seda teha ei suuda, siis ei ole mega sobiv partner teie klientidele selgitamaks, milles teie väärtus seisneb. See jääaugu mõte on kindlasti lahe, aga kes meist sinna vette hüppab? Mina võin. Kui sa juba meie klientidest rääkisid, siis võiks rääkida ka sellest, mida nad väärtustavad. Ehk siis strateegilisus. Moliveriga me teeme väga sellist strateegilist koostööd, et meil on paika pandud oma eesmärgid, me vaatame üle oma visiooni ja vaatame, et kuhu suunas me läheme. Selge arusaam lõppkliendist. Lõppkliendile on kindlasti oluline, et me oleme selline aktiivne oma turunduskanalites. Oleme aru saanud, et inimestel on hästi oluline, kui nad saavad abi just oma küsimustele, mis võib-olla tunduvad väga sellised lihtsad. Numbrid, mõõdetavad tulemused. Edasised plaanid on loomulikult siis just võib-olla saada täpsemat tagasisidestust kanalite lõikes ja seal, kuidas me täpsemalt aru saame, et mis nüüd täpselt töötas, mis ei töötanud või aruandluse vormid ja nii edasi. Kuidas see viia kokku meie reaalse igapäevategevusega ja internetimüügiga, et kuidas seda andmeid siis nüüd vaadelda. We plan to deliver. Hea plaan on see, mis aitab püsida kursil, olla järjepidev ning toob lõpuks ka soovitud tulemuse. Meie suurem visioon on, et tarbija teeb tänu turundusele teadliku, mitte manipuleeritud ostuotsuse. Aitame teie ettevõtte vastu nõudlust tekitada, nii et klient tuleb ise teie juurde. Meie eesmärk on muuta oma kliendid lõpptarbijatele leitavaks, arusaadavaks ja ihaldusväärseks. Töötame koos ettevõttega, kellel on selge ja eristuv toode ning millesse me ka ise usume. Neid ettevõtted on küll vähe, kuid vähemalt selle eest on nendega koostöö väljakutseid pakkuv. Mulle tundub, et kõige tähtsam meie missiooni kohta sai nüüd küll öeldud. Aga kas me uut visuaalset identiteeti ei näitagi? See oleks, kui teeks sellest ühe animatsiooni. Davai,
aga teeme siis ära